Tere hommikust! Ma võtsin enda kaamera kätte või tähendab mu telefoni kätte ja mõtlesin, et täna on niisugune põnevam päev ehk, et miks mitte filmida ja here I am. Ma isegi ei tea, kas ma üldse kunagi neid videosi kuhugi üles panen, aga that's another story already. Ühesõnaga, ma olen liikumas tööle hetkel, riided seljas. Me filmime Fennikfiti application'it ja saan inimestega kokku, töötan, et ma võtan teid enda töö juurde ja samuti näete telgitaguseid, mida me teeme Fennikfitiga. Ja samuti co-founder või potential co-founder of Fennikfit tuleb ekraanile, et näete temaga ära, kui te just varem ei näe teda. Aga jah. Ma kannan iga kord kiivrit, kuna ma ei taha, et selle ilusa näoga midagi juhtuks. Nii et joo. Nii, hetkel on ma tegelikult siin üks istun enda kontori laua taga. Ja siin on mu kontor, siin on mu laud. Ja jah, polegi mitte midagi muud rääkida. Okei, ühesõnaga ma nüüd liigun kiiresti kokkusaamisele. Ma olen väga õnnelik enda töökoha üle, kus ma lihtsalt saan fleksida natukene ja käia ära korra. Ühesõnaga see kokkusaamine on tegelikult ühe tüdrukuga, kellega ma täiesti randomilt kuskil üritusel jäin jutustama ja siis ta ütles, et jaa, et ma tean sinust ja sinu spordirõivast ja brändist ja et keegi on juba sõna nagu laiali nii-öelda viinud ja ta soovib Fennikfitist osa olla. Mis on nagu the chance. Ta on nii cool tüdruk ja ma loodan, et te kuulete sellest natuke rohkem, et me teeme varsti workshop'e together ja ühesõnaga tahtsin lihtsalt kiiresti märku anda. Hej, jeg hedder Birgit. Jeg er founder af Fennikfit. Hej, jeg hedder Robin, og jeg er CMO. Vi ses. Tšauki! Ma olen jälle jutustamas siin ja seekord ma mõtlesin, ma räägin natukene faktist, et ma otsisin co-founderit või kuidas te ütlete nagu enda tiimi või enda firmasse, mida ma olen tegelikult üksi ajanud viimased 3 aastat. Et miks ma üldse kedagi juurde otsin, et kas ma üksi hakkama ei saa, et muidugi ma saan üksi hakkama, aga ma mõtlesin, et ühendatud jõud on alati tugevam kui anything ja see oli ka üks põhjuseks, miks ma nagu tegin selle postituse, et otsin kedagi juurde. Ja ma sain mitme inimesega kokku, kes olid huvitatud nagu liitumast meie tiimiga või minu tiimiga. Ja kuidagi nagu seda connectionit ei tekkinud, et muidugi väga huvitavad inimesed olid kõik ja väga vinge, aga nagu seda, et ma näen, et inimene nii tahab sellest osa olla või et ei olnud nagu passionated ja nagu mulle ütleb see väga palju, et mul on muidugi väga palju eestlasi, kes on mulle kirjutanud ja soovib sellest osa olla, aga mul oli konkreetselt vajadus, et inimene oskaks taani keelt ja teaks midagi turundusest. Et ma ise saan aru väga hästi turundusest ja ma olen seda nii palju teinud ise, aga ma lihtsalt ei soovi sellesse valdkonda enda ressursse panna, kuna ma lihtsalt ei naudi seda niimoodi, nagu paljud teised inimesed ehk naudiksid. Ja sellepärast ma ka põhimõtteliselt otsisin kedagi uut. Ja ma sain mitmete inimestega kokku ja siis kuna ma tean, et ma pidin nagu contenti muutma, enda veebilehekülge muutma ja kõike niimoodi, mis on hetkel protsessis nii-öelda,
siis ma sain Robiniga kokku, kes on siis Taanis mul fotograaf, kelle juurde ma alati lähen ja kelle tööd ma tean, kes on hästi koostööline ja ühesõnaga ma sain tema kokku, et rääkida temaga uuest nii-öelda sisust ja see kohting läks niimoodi edasi, et ta küsis hästi palju küsimusi mult. Ma mõtlesin, et kuhu see läheb nagu nüüd. Ja ühesõnaga lõpuks ta küsis mult, või ütles mulle, et you know what, I actually would like to be your partner in crime. Ma olin nagu, wow, I didn't see that coming. Ja ma olen nagu millegipärast ainult otsinud naisi, mis nüüd ma saan aru võib-olla ei vale move, aga just see fakt, et Robin on olnud juba mingi aasta Benefitist osa ja ma olen alati tema poole läinud sisuga. Ta on tegelikult turunduse juht ühe teises firmas ja samuti ta on nii fotograaf kui videograaf ja ma töötan persoonina paremini koos meesterahvastega, ehk siis ma olin nagu wow, that's the perfect match ja ma kohe tundsime mõlemad olime, et okay, where to start, mis oli mega cool, et ühesõnaga me oleme nüüd 6 aega töötanud koos ja kõik on väga-väga hästi läinud ja nüüd läheb veel põnevamaks see kõik, kuna nüüd tuleb need tooted nii-öelda Taani turule ja Robin on tegelikult taanlane ja sakslane ehk 2-in-1, mis on nagu mega super, võib-olla järgmine turg ongi siis Saksamaa, et kuidagi nii hästi läks nagu see paika ja me oleme nüüd väga palju koos töötanud, et ja ta reaalselt teeb hästi palju, enamus pilte, kõik pildid viimasel ajal on tema poolt tehtud ja videod ja me oleme väga, mõlemad oleme väga innovatiivsed ja nagu jah. Ja muidugi Benefitile on see suur boonus, kuna kui rõivaste firma, siis muidugi tulevad uued kollektsioonid peale, kogu aeg on uut sisu vaja. Ja me saame reaalselt on stage right away teha mingit sisu, ükskõik mis idee meil tuleb ja meil on kohe siis olemas, et tal on kõik need crazy equipment, nagu let's not go there. Et ma olen nagu mega happy about that. Et ühesõnaga jah, et see muidugi ei ole nagu 100% praegu ametlik, aga me liigume selle poole, et ametlikuks teha ja ametlik on see aasta pärast, aga hetkel siis 2 kuu pärast on siis nii-öelda, et yes or no, let's give it a try, et ma ei hakka detailidesse laskuma, miks see aasta või miks see 2 kuud või mis asi see täpselt endas kujutab, aga põhimõtteliselt jah, et ta saab olema siis osa Benefitist officially. Et jah, selline põnev seiklus, et aga jah, ühesõnaga ma mõtlesin, et ma lõpetan sellise osaga selle video ja see video on juba väga pikk, nii et tšauki!